Maailm jälgis, kuidas Iraani taevas sai kõige vastuolulisema Ameerika sõjalennuki Lockheed Martini F-35 Lightning II ülimaks proovikiviks. Aastakümneid olid kriitikud nimetanud seda lennukit $1 triljoni suuruseks läbikukkumiseks. Nad nimetasid seda liiga raskeks, liiga aeglaseks, liiga kalliks ja kaugelt liiga keeruliseks. Ameerika vaenlased ehitasid üles terved kaitsevõrgustikud eeldusel, et F-35 ei õigusta kunagi sellele loodud ootusi. Siis algas sõda Iraanis ja F-35 tõusis taevasse. Vaid 1 kuu jooksul kirjutas Lightning II õhulahingute reeglid täielikult ümber. See saavutas vaikseid õhk-õhk allatulistamisi, püüdis kinni drooni ookeani kohal ja jäi ellu isegi otsesele maa-õhkraketi tabamusele, mis oleks teised hävitajad hävitanud. See oleks pidanud selle kahtlejad lõplikult vaigistama. Kuid F-35 programm oli algusest peale täis vastuolusid. Tükk aega enne, kui need lennukid üldse lahingmissioonile läksid, kordasid sõjalised analüütikud ja kaitseeksperdid täpselt samu seisukohti. Nad väitsid, et see 5. põlvkonna hävitaja on tohutu raha raiskamine. Nad väitsid, et selle vargumadused on sisuliselt vaid turundustrikid. Tehnilisi näitajaid nimetasid nad põhjendamatuteks moesõnadeks. Nad süüdistasid Pentagoni selles, et $1 triljon kulutati ülepaisutatud hävitajale, mis ei suuda isegi vanemate ja odavamate vastaste vastu õhulahingut võita. Iraan oli valmistunud hoopis teistsuguseks õhusõjaks, investeerides palju niinimetatud varglennukeid tuvastavate radarisüsteemide ja väledate kergete hävitajate arendamisse. Nad uskusid, et kui nad suudavad sundida Ameerika piloote visuaalsele kaugusele, oleks F-35 allatulistamine vaevatu. Kuid kogu see eeldus põhines täiesti valel alusel. F-35 kriitikud olid selle hävitaja mõttest täiesti valesti aru saanud, sest F-35 ei ole tavaline hävituslennuk. See on lendav superarvuti, tipptasemel lennuk, mis suudab vaenlast näha ja kuulda, enne kui nad üldse teavad, et ta seal on. See on lendav infocache, mis imeb endasse luureandmeid. See suudab koheselt jagada infot teiste lennukitega, varustades liitlasüksusi andmetega, nagu sihtimistelemeetria, et hoida neid pidevalt ohtudest eespool. Iraan valmistus traditsiooniliseks õhulahinguks, kuid Ameerika Ühendriigid ehitasid järgmise põlvkonna tapamasina, et tagada, et õhulahingud tegelikult kunagi ei toimuks. Ja Iraani sõja esimesed nädalad on tõestanud, kui surmav see masin tegelikult on. 4. märts 2026, päev mil kõik, mida Iraan arvas end teadvat F-35 kohta, varises kokku. Varahommikul lendab Iraani piloot oma tavapärast patrullmarsruuti Yakovlev Jak-130 lennukiga. Ta uurib taevaid riigi pealinna Teheraani kohal, jälgides ja oodates vähimatki märki Iisraeli või Ameerika vägede kohta silmapiiril. Jak-130 andurid on vaiksed, ta ei näe midagi. Kuid kui vaenlase lennukid peaksid ilmuma, on piloot enam kui valmis nendega lahingusse astuma. Venemaal välja töötatud Jak-130 on subsooniline kahekohaline hävituslennuk, mis tegi oma esimese lennu 1996 aastal ning mida on ajalooliselt kasutatud nii reaktiivtreenerina kui ka kerge lahingulennukina. See ei olnud kunagi mõeldud 5. põlvkonna varghävitajaga võistlemiseks otse vastamisi. Kuid isegi vanem reaktiivlennuk Teheraani kohal võib aktiivse rünnaku ajal siiski ohuks olla. See kannab umbes 3000 kilogrammi suurust lahingukoormust, mis võib sisaldada täppisjuhitavaid pomme, rakette ja õhk-õhk-tüüpi rakette. See on kuulus oma manööverdusvõime ja tugeva tõukejõu kaalu suhte poolest. See tähendab, et 1-1 õhulahingus, kus mõlemad lennukid näevad teineteist, annab Jak-130 tema pelk manööverdusvõime eelise isegi mõne kaasaegsema ja kallima lennuki vastu. Ja isegi kui Jak-130 ei suudaks otseses õhulahingus võitjana väljuda, suudaks ta siiski teavitada lähedal asuvaid õhutõrjerakettide patareisid ja maapealseid meeskondi, et need sissetungijad ründaksid. Vähemalt nii Iraan usub, kuid see usk pannakse peagi suurimale proovile. 10 miilide kaugusel on Iisraeli õhutude pilootide eskadrill teel Teherani poole. Nende missiooniks on tungida sügavale vaenlase territooriumi südamesse ja rünnata pealinna olulisi islami revolutsioonilise kaardiväe korpuse juhtimiskeskusi. Rünnakut juhivad Iisraeli F-35i Adirid, tuntud ka kui võimsad, mis on ehitatud standardse F-35 baasil, kuid mõne ainulaadse muudatusega, mis eristavad seda teistest. See mudel on varustatud Iisraeli enda elektroonilise sõjapidamise süsteemidega, mis on lisatud olemasolevale avionikale, pakkudes veelgi rohkem funktsionaalsust. Piloot kannab spetsiaalsed kiivrid, mis jälgib tema pea liigutusi ja kuvab reaalajas 360-kraadise digitaalse lahinguvälja-kaardi. Tuginedes oma hävitajate maailmatasemel hiilimisvõimele, lähenevad Iisraeli piloodid oma sihtmärkidele. Samas kui Jak-130 piloot ei tea isegi, et nad seal on, oli nende 2 hävitaja vaheline tehnoloogiline lõhe tohutu.
Jak-130 kasutab aktiivset radarit. Selle sisselülitamine on sama, mis vaenlasele prožektoriga peale paista. Teine Iraani piloot aktiveeris oma radari ja saatis raadilained taevasse. Ta edastas oma täpse asukoha kõigile, kes jälgisid. Adirid ei kasutanud aktiivset radarit, et Jak-130 leida. Nende radarit neelevad kattekihid ja sisemised relvaruumid muutsid nad Iraani ekraanidel nähtamatuks. Nende tõeline relv oli passiivtuvastus, mis andis neile võimaluse jälgida vaenlase radari kiirgusi ilma ise signaale välja saatmata. F-35 kuulas vaikselt, samal ajal kui Jak-130 reedas valjult oma asukoha. Hiilides vargsi Teheraani suunas märkavad Iisraeli hävitajad Iraani Jak-130 ja lugustavad selle sihikule. Üks Adiri pilootidest tulistab kaugmaa õhk-raketi, mis kukub sisemisest relvalaekast välja ja kihutab läbi taeva, kiirusel Mach 4. Jak-130 algelised sensorid jäävad pimedaks kuni viimaste sekunditeni, mil raketi aktiivne otsija tööle hakkab. Selleks ajaks on juba liiga hilja. Tabamus, plahvatus, häving. Vene päritolu lennuk haihtub tulepallina. Jak-130 on hävinenud. See on esimene kord 40 aasta jooksul, kui Iisrael on vaenlase lennuki alla tulistanud ning esimene õhk-õhk alla tulistamine mehitatud lennuki vastu F-35 programmi ajaloos. See polnud traditsiooniline õhulahing, see ei sõltunud õhus tehtavatest manöövritest ega piloodi reaktsiooni ajast. See oli lahing vargtehnoloogia ja vananenud tehnika vahel, tulevik mineviku vastu ning tulemuseks oli nähtamatu hukkamine. Sellest hetkest alates tuli F-35 võtta palju tõsisemalt. Aga ükskõik kui suur sinu tehnoloogiline eelis ka poleks, sõda ei ole kunagi veatu mäng. F-35 oli kahtlejatele vastupidist tõestanud. Tundus, et F-35 on valmis kogu ülejäänud konflikti jooksul taevast valitsema, vaieldamatu kuningas Iraani õhuruumis. Aga siis tuli päev, mil kõik jälle muutus. Esiteks, see on meie uus kanal, kus me analüüsime igasuguseid sõjalisi kokkupõrkeid nagu need, nii et vajuta tellimisnuppu, et sa ei jääks meie järgmisest analüüsist ilma. Nüüd lähme tagasi lahinguväljale. 19. märtsil lendab Ameerika Ühendriikide õhujõudude F-35A lahinguülesandel Kesk-Iraagi kohal. Nagu Adirid kasutab see oma täiustatud avioonikat ja vargtehnoloogiat, et vältida avastamist. Iraan muutus meeleheitlikuks. Nad olid F-35 kogu jõudu omal nahal näinud ja kogenud ning teadsid, et peavad kasutama kõiki oma kasutuses olevaid vahendeid. Et vältida täielikku õhuhävitust, paigutasid nad välja keerukama õhutõrjepatarei, et leida ja jälgida F-35A-d. Tõenäoliselt kasutas Iraan õhutõrjesüsteeme, mis suudavad toetuda passiivsele infrapunaseirele, mitte radarile. Kui nad lõpuks nägid F-35A-d, lasid maapealsed õhutõrjesüsteemid raketid õhku, lootes, et mõni neist on piisavalt õnnelik, et sihtmärgini jõuda. Pimestav kineetilise energia sähvatus lõhestas öötaeva ja üks rakett tabas lennuki tagaosa. Kui enamiku lennukeid tabavad raketid, ootab neid paratamatu saatus. Juhtkangi reageerimine kaob ja mootorid lakkavad töötamast. Piloot on sunnitud katapulteeruma ja vaatama, kuidas tema lennuk leekides alla kukub. Siin seda ei juhtunud. Ja just siin tasub $1 triljoni suurune F-35 projekt end ära. See hävitaja pole ehitatud nagu teised. Selle lennuki kere on keeruline süsinikust komposiitidest ja titaanist skelett, mis on loodud neelama katastroofilisi kineetilisi lööke, mis rebiksid vähem arenenud lennuki tükkideks. Hetkel, kui F-35 sai Shrapnelli, aktiveerusid selle digitaalsed lennujuhtimisarvutid. Need kompenseerivad koheselt füüsilise kahjustuse, möödudes kahjustatud komponentidest ja tehes vajalikke digitaalseid mikroreguleerimisi, et hoida füüsiliselt kahjustatud lennuk õhus. Häiresireenid kõlavad kokpitis, kui reaktiivlennuk kaotab kütust. Selle vargtehnoloogiline eelis on kadunud. Piloot jääb oma istmele ja suudab vigastatud reaktiivlennuki tagasi baasi hädamaandumiseks juhtida. Iraan väitis kohe, et nad tulistasid alla Ameerika varghävitaja, kuid see polnud juhtum, kus hävituslennuk oleks leekidesse lahvatanud või õhust alla lastud. F-35 sai küll kahjustada, kuid ei hävinud. See jäi terveks ja juhitavaks ning tegi ohutu maandumise. Nii sai seda parandada, tankida ja tulevasteks rünnakuteks uuesti kasutusele võtta. Kuigi Iraan tähistas suurt propagandavõitu, oli USA sõjavägi tõestanud, et F-35 suudab üle elada osa kõige hullemast, mida Teheran suudab pakkuda ja jõuda siiski baasi tagasi. Sellegipoolest pärast 19. märtsi juhtumit oli aeg USA'l samm tagasi astuda ja suuremat pilti vaadata. Selle komandörid olid kogu konflikti vältel näinud nende hävitajate erakordset tõhusust, kuid nüüd pidid nad arvestama tõsiasjaga, et Iraan oli vähemalt suuteline F-35 tulistama ja kahjustama. Ja kuna igaüks neist maksab üle $80 miljoni, ei soovinud USA õhujõud näha, et neid väärtuslikke lennukeid asjatult kahjustatakse või hävitatakse. Iraan oli mänguplaani muutnud ja nüüd oli aeg USA'l vastata.
nii et aprilli alguseks oli F-35 võtnud oma kõige surmavama kuju. F-35 ei olnud loodud ainult õhulahinguteks, rakettide tulistamiseks või pommide heitmiseks. See on eesliini sensorisõlm, millel on võime koguda erakordselt palju andmeid, kaugelt ületades tavapäraste või varasema põlvkonna lennukite võimekust. USA komandörid teadsid, et isegi kui F-35 ei põhjusta otsest kahju, võib see ikkagi olla võtmeks Ameerika järgmisteks sammudeks. Hindamatu väärtusega infopunkt, mis varjatult edastab liitlasüksustele reaalajas andmevoogu vaenlase tagalast. F-35 sai nüüd oluline lüli suuremas hävitusahelas, pakkudes luureinfot, mida teised lennukid ja raketiväljalaskemeeskonnad meeskonnad vajavad, et oma sihtmärke ükshaaval halastamatu tõhususega hävitada. Ja sõjas Iraaniga oli palju sihtmärke, mida hävitada. Riigirežiim oli selleks konfliktiks aastakümneid valmistunud. See oli palju investeerinud õhutõrjesüsteemidesse, paigaldades nii statsionaarsed kui ka mobiilsed maa-õhk-raketipatareid laiali üle kogu oma suure territooriumi. Radarid töötasid ööpäevaringselt, pidevalt skaneerides ümbritsevat maad ja taevast miilide kaugusel, olles valmis reageerima kohe esimeste ohumärkide ilmnemisel. Siis tuli mängu Lightning 2. Liikudes tippkiirusel Mach 1,6 ehk umbes 1200 miili tunnis, see tõuseb sügavale vaenlase õhuruumi, otsides ja määrates täpselt kindlaks vaenlase õhutõrjesüsteemide asukohad ning edastab need andmed ülejäänud vägedele. See ei ole seal selleks, et hävitada raketilaskeseadmeid omal käel. Kui piloot avab oma sisemised relvaruumid, et pommi visata, rikub see hetkeks lennuki vargprofiili. Iraani radarid võivad selle anomaalia tuvastada ja oma raketid välja lasta. Tark Tšahimees ei paljasta end kunagi, kui ta saab panna kellegi teise päästikut vajutama. Ja F-35 ei pea piirkonda kauaks jääma. Selle enda radarid ja elektroonika on nii arenenud, et need suudavad luua selge kaardi Iraani õhutõrjekatte kohta. Pärast kiirkäete kaardistamist ja laskeseadmete asukohtade tuvastamist oleks F-35 töö sisuliselt tehtud. See võiks kiiresti taanduda ohutusse kaugusesse, samal ajal kui väljaspool ohtlikud tsooni olevad ründajad võtavad juhtimise üle. See võiks tähendada Tomahawki raketilaskeseadmeid, kaugmaa õhust lastavaid relvi, elektroonilist sõjapidamist, peibutisi või kõigi eelnevate kombinatsiooni. F-35 on andnud andmed ning ülejäänud jõududel on nüüd ülesanne nende andmete põhjal oht kõrvaldada. Just nii murdakse selliseid keerukaid õhutõrjerakettide võrgustikke, mida riigid nagu Iraan on põlvkondade kaupa kokku pannud. See ei käi otsese rünnakuga ega vastase ülekoormamisega, leppides samal ajal kaotustega, vaid andmete abil ja märkides need õhutõrjepositsioonid sihtmärkideks. Selle vargtehnoloogiad võimaldavad tal jõuda lähemale, kui ükski teine lennuk suudaks, ilma et teda avastataks ja minutitega alla lastaks. Selle andurid suudavad maastikku näha ja kaardistada ületamatu täpsusega. Selle sidepidamissüsteem võimaldab tal jagada kõike, mida ta avastab, teiste lennukite, tankide, laevade ja teiste üksustega. Ja selle nutikas, intuitiivne ja ettenägelik disain tähendab, et piloot ei upu kogu aeg andmetesse, vaid saab täpselt selle info ja abi, mida on vaja turvaliseks ja kiireks sisenemiseks ja väljumiseks. See oli üks suurimaid möödalaskmisi, mille F-35 kriitikud tegid, kui nad püüdsid seda programmi kritiseerida. Nad arvasid, et F-35 peab olema maailma parim lähivõitlushävitaja, et õigustada oma kõrget hinda. Aga tänapäeva lahinguväljad on edasi arenenud. Õhuruumi ei valitse enam see lennuk, mis suudab teha kõige järsemaid pöördeid või kiiremaid õhumanöövreid. Eelistatud on see süsteem, mis suudab õigel ajal õigeid andmeid koguda ja neid õigesti kasutada, et saada vastase ees eeliseid. Just selleks F-35 ehitatigi, ning Iraani sõda on tõestanud, kui täiuslikult see selleks ülesandeks loodud oli. Maailm ei pidanud ootama märtsi lõpuni, et näha F-35 paindlikkust tegevuses. Tõendeid selle kohta, et see hävitaja on palju enamat kui lihtsalt lähivõitlushävitaja, oli olemas juba enne sõja algust. 3. veebruaril liigub Nimitsi klassi lennukikandja USS Abraham Lincoln sujuvalt läbi Araabia merevete. Ümbritsevad veed on vaiksed, kuid lennukikandjal käib vilgas tegevus. Abraham Lincolni radariekraanidel on märgatud midagi. Iraani drooni Shahed 139, mis liikus otse lennukikandja löögigrupi suunas. Sarnaselt USA enda MQ-1 Predatorile ei ole see odav ühekordne kamikaatse droon. See on keskmise kõrgusega, pika tegevusraadiusega luure- ja ründedroon, mis on mõeldud sihtmärgi kohal tiirlemiseks, omaenda täppisjuhitavate laskemoonade nagu Sadid 345 või Qaim liugpommide heitmiseks, kõrge väärtusega sihtmärkide hävitamiseks ning seejärel baasi naasmiseks. Teatatud lennuraadiusega üle 1200 miili ja kuni 24-tunnise lennukestvusega on Shahed 139 tõsine oht. Ja see liigub otse Ameerika lennukikandja suunas, mille pardal on mitu tuhat inimest ja miljardite dollarite väärtuses sõjaväevarustust.
varem pidi merevägi tuginema hävitaja aegise lahingusüsteemile, et ohtu märgata. Luutes, et nad suudavad selle kõrvaldada viimastel närvilistel sekunditel enne kokkupõrget või saata õhku vana FA-18 Horneti, et sooritada pingeline lähimaa vaheltvõtt. Aga nüüd on veel üks võimalus. USS Abraham Lincoln saadab õhku merejalaväe F-35C. See on F-35 lennukikandja variant, millel on suuremad tiivad ja tugevam telik. Tänu oma pardal olevale hajutatud apertuurisüsteemile ehk DAS-ile ja võimsatele radaritehnoloogiatele ei pea F-35 kandjalt mingit jälgimisinfot saama. See suudab tuvastada, jälgida ja rünnata õhus olevaid ohte sellise olukorra teadlikkusega, mida vanemad lennukikandja lennukid kunagi ei suutnud pakkuda. Shahed 139 tippkiirus on umbes 220 km tunnis, mis tähendab, et ta võiks lennukikandjani jõuda mõne minutiga. Iga sekund, mil droon õhus püsib, ei ole aega raisata. See on üks samm lähemale löögigrupile, üks samm lähemale reaalseks operatiivseks ohuks saamisele ja üks samm lähemale palju ohtlikuma vastuse esile kutsumisele. Aga see ei saa kunagi seda võimalust. F-35 jõuab tulistamisasendisse, piloot teeb otsuse ja silmapilkselt on vaheltvõtt läbi. Radari ekraanil olev täpp kaob. Oht on kadunud enne, kui droon üldse superkandja jälge näeb. See näitab, milleks F-35 võimeline on ja just seepärast ei pea aastaatetagused etteheited F-35 aadressil üldse paika. Kriitikud hindasid lennukit vananenud standardite järgi. Nad rajasid oma arvamused õhulahingu reeglitele, mis lihtsalt enam ei kehti. Maismaal suudab see tungida vaenlase õhuruumi ja lammutada õhutõrjevõrgustikke ükshaaval. Õhus on see juba saavutanud ajaloolise esimese võidu mehitatud lennuki vastu ning kindlasti tuleb neid veel. Ja see teeb seda kõike olles mitte ainult üks tänapäeva kõige arenenumaid lennukeid, vaid ka üks ellujäämisvõimelisemaid. Isegi pärast otsest raketitabamust maapealsest süsteemist suutis see end suurepäraselt koos hoida. Tagasilennuks baasi ja ohutuks hädamaandumiseks ei loodud F-35 kunagi lihtsalt järjekordseks manööverduslennukiks, vaid selle eesmärk oli ühendada kogu lahinguruum. See näeb läbi sõjaudu, tegutsedes Ameerika löögigrupi vargsi kõikenägeva silmana. Iraan oli aastaid valmistunud ohtudeks. See arvas, et mõistab, kuid nüüd on oluline, kes näeb esimesena, kes mõistab esimesena, kes reageerib esimesena ja kes tapab esimesena. See on maailm, mille jaoks F-35 loodi ja tulemused on selgelt näha. Veel üks näide sellest, kuidas Ameerika ja Iisraeli õhuülekaal sillutas tee võib olla kogu konflikti kõige kriitilisemale hetkele. Vaata järgmist videot selle kohta, kuidas liitlasväed kõrvaldasid Hayatollah ja võtsid Iraani režiimi juhtkonna maha ühe ainsa laastava rünnakuga. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmisel lahinguväljal.